Lambakasvatus on põline põllumajandusharu ja sina oled siis Hiiumaa üks lambakasvatuse ja lambakasvatajate esindaja. Räägi natukene oma talust, selle suurusest ja kasvatatavatest lambatõugudest. Suurus on laias järgus kuskil umbes 100 hektarit, millest küll suurem osa läheb niidu alla ja kuskil 20-30 hektarit siis on karjatamise all. Lambaid umbes peaaegu 300 tükki. Nendest siis kuskil 150 on põhikarjautte ja ülejäänud on siis talled ja muud loomad, pluss kitsed. Kui pikk sinu lambakasvataja kogemus juba on? No ütlen, et olen algaja kuskil 2005. aastast. Mina olen siin talus sündinud ja üles kasvanud ja minu vanemad pidasid loomi. Kolhoosi ajal oli nii nagu lubatud, nii palju neid võis olla, kuskil 10 lammast. Ja siis olen lapsest saati tegelenud juba loomadega, minule loomad meeldivad, eriti hobused. Oskan kõike talutöid, nii võin lehmalüpse käsitse, võin hobuse vankri ette panna, võin lambavilla seljast maha pügada. Kuna mul on siin palju seda looduslikku rohumaad, seda kadastikku nii-öelda, et natukene seda hariks. Ja siis oli kuskil 10 lammast, mitte rohkem. Ja siis oli mul Eesti tumedapealine kari. Suur kari on mul olnud kuskil 5-6 aastat. Kogu aeg oli mul ikka vähem kuskil 3-40 ringis. Aga nüüd jääb kuskil 6-70 põhikari utte pluss siis talled, mille ma sügisel realiseerin ära. Hiidlane peab väga segatõuge. On tekselit, on Soomemaa lammast, natukene on ka Rootsi peenvillast. Praegu mul on igasugust tõugu siin. Emal oli kunagi põhi oli taaladel, aga eks need on proovitud siin igasugustega ristanda ja aga tahaks nagu minna tekseli peale, et rohkem lihatõugu nagu sisse tuua ja villa nagu vähendada, sest villaga nagu on, et näed, seisab siin onnikus ja pole kuhugi panna. Kui te tahate oma karja täiendada, siis valige ikka korralikud uttalled. Et mõni siin on, et tahab kiiresti karja suureks ajada ja jätab kõik uttalled kasvama elusse, aga peab ikka tegema valikut. Praegu me oleme siin ilusal suurel avaral karjamaal. Kas teie karjamad on kõik kultuurkarjamad või on teil ka poollooduslikke karjamaid? Kõik on looduslik karjamaa. Et ei ole ise siia eriti midagi külvanud ja nii nagu loodus on seda asja juhendanud, niimoodi nad kasvavad. Aga et ühelt karjamaalt teise karjamaale, mida me nüüd see aasta usinalt praktiseerisime, nagu need noored talled siin olid äsja seal teise metsatuka taga, nüüd on nad siin, et töötab väga hästi. Kuidas te olete oma lammaste poegimisperioodi ajastanud? Siiamaani on nad talvel poeginud, et siis nagu suvel see lihakõrghooaeg, et selleks ajaks siis püüame valmis olla noorte talledega, nende pooleaastastega või 4-5 kuustega. Kas teil on mahetalu? Mahetalu. Kas keegi on küsinud ka, et mahetalu erinevus tavatalust lambakasvatuse suhtes? Kas siin on palju erinevusi? Eks tuleb vaadata just sööda osas, et kui ise vilja ei kasvata, tuleb ikkagi teise mahetalu käest vilja osta. Ei saa tallesid ega lambaid üles paputada ei nende soojasrottide ja mis need on, need rapsikoogid, et need nagu ei ole lubatud. Et tuleb ajada läbi siloheina ja siis maheviljaga. Mahelambakasvatuses on ka mõned piirangud sabade kastreerimiste osas. Mida sa sellest arvad? Need piirangud võivad ju olla, aga mina ei kasuta neid, sest mune me ära ei võta loomadel, õigel ajal nad eraldan teistest, et nad pahandust ei teeks ja järgime neid seadustega.
no sabade lõikamise ideest ma ei ole aru saanud, et ma ei näe sellel nagu vajadust. Sabasid ei ole tõesti ammu enam lõiganud, kuigi olen vaadanud lihtsalt lühema sabalisi lambaid, neid tõuge, osadel lammastel mul läheb saba üldse päris karvatuks. Kui sageli te omale uut tõujäärast karja sisse toote? No ikka üle paari aasta tuleb sisse tuua uus jäär. Eelistan valgepealiseid, ehk siis lemmikumaks on ikkagi teksel ja taala. Et nüüd piiluks taala poole, kuna tekseli veresusega on hästi pikalt juba olnud sees, mis on küll segunenud Soome maalambaga. Et musta värvi Soome maalambaga just, sest ma olen tahtnud nagu näha sealgi musti tallesid, musti lambaid, kes toodaks ka musta villa, kuna ma ka villa väärtustan. Siis olen püüdnud teha musta villavärvusega ka lihavormiga lambaid. Eks need uutad, kes ilusad, prisked ja kobetad on, nendel ka see piimaand on hea, ei ole probleemi olnud, eks ma annan ka vilja ja silo juurde, et selle najalik hoida piimakust üleval. Saarlased on hakanud kasvatama ka piimalambaid, kas teil sellist ideed ei ole tulnud, et tuua omale sisse ka üks piimalamba jäär tõstmaks uutede piimakust? Korra mõtlesin, aga ma siiski loobusin sellest, eks piimalambal ei ole ka jälle need lihavorme. Jah, meil küll hunt ei ole õnneks käinud veel, aga Ilves on käinud ja teinud paha, eelmine aasta õnneks ei ole küll käinud, aga uued karjamaad, mis me nüüd ehitame, üritame teha rohkem hundi ja Ilvese ja kindlamaks. Selleks otstarbeks abikaasa leiutas, et paneb tavalise lamba võrk aiale, laseb elektri sisse. Et selleks sai pandud võrk isolaatorite peale, alla panib lisatraadi, et maast lahti, mis peaks eraldi generaatori peale üldse jääma ja hakkama rohtu kõrvetama ja ülese poole siis jääb see võrkaed, mis on elektriga kenasti kindlustatud, et keegi seda näppima ei tahaks minna. No siiamaani oli meil 1-2 hunti saare peal ja sellest oli täiesti piisav, ma arvan, pole nagu ründeid olnud, said nemad metsas ilusti oma kõhu täis, koristasid metsaalust nii nagu tarvis on. Aga kui nüüd need pesakonnad siia paar aastat tagasi siginema hakkasid, ma arvan, see riskisub natukene juba paljuks, eriti selle väikese ala peale, mis meil siin Hiiumaal on. Eks saarlasedki hädas on. Laipu on ümber saare. Tundub, et neid on siit saare pealt ka välja läinud. Osa on siin samas Pilliroos, rongad karjuvad seal kaugemal metsas. Et kokku on mul talupidamises 75 lammast. Need on siis mööda rannaniitusid laiale pandud. Olukord masendav, et juba pikemat aega ikkagi on mõtted, et see lambapidamine ära lõpetada. Samas lammas on nagu kõige parem hooldaja nendele niitudele siin. Et sõnum on see, et hunti on palju. Hiiumaal on normaalne, on 1-2 hunti, mitte 20, nagu täna kokku loetakse. Kui on palju hunte, saab lambaid pidada ainult kodulehedel, mis tähendab, et neid ei julge laiu peale viia, neid ei julge kodust kaugemale viia. Lihtsalt lammaste jaoks sellist sobilikku ja majanduslikult asuvat pidamisala jääb oluliselt vähemaks. Et see mõjutab lõpuks seda lammaste üldnumbrit ja mõjutab ka seda väljanägemist, mis saarel saab olema. Lambakasvatuses on tähtis rentaablus ja kokkuhoid ja siin ongi ära kasutatud vana lüpsilaut. Jah, tõsi ta on. Välja sai lõigatud kõik need metallist postid, mis iganes siin lüpsilehmadele tarvis olid, torud, asjad ja saigi lambalaut sellest. Kui algus sai kasutatud ainult neid puidussöötmeid, siis alates möödunud sügisest on meil ka osaliselt kasutuses need rulli sõimed, hoidjad metallist. Et eks üritaks enda elu ka võimalikult lihtsaks teha
krootmine on automaatjootjad, aga ujukitega jootjad, nii et meil laut on suhteliselt soe talvel, ikkagi jääb ta siia nullist natukene soojemaks. Et kui liiga külmaks kisub minema, siis me paneme ikkagi luugid korraks kinni külmemateks öödeks, aga päeval siis võtame lahti olenevalt siis, kuidas need asjad on. Et kui -25 kraadi oli mitu päeva ja siis oli veel tuulevaikne, siis pole külm, oli täpselt õige paras soojus siin või külmus siin sees. Sinul, Tiit, on nüüd juba 7. aasta lambad kevadel karjamaale lastud täiesti uuest ehitisest. Jah, eks ta nii on, et aeg läheb ruttu. Ja tundub, et loomad on sellega rahul, mis nende jaoks valmis ehitatud on. Jah, ega siin soojustust pole mõeldud, sest lambal on endal vill seljas ja oluline see, et oleks tuulevari ja valguse peale mõeldud, et loom tunneks ennast nii kui väljas. Seda sai ka nüüd arutatud ja vaagitud, et kuidas oleks kõige mõnusam teha, sest vanemad mul pidasid lambaid ja siis olid neil omad puudused. Ja mina olengi nüüd ehitanud sedasi, et ma saaks nagu kuiva jalaga, kui lammastest tahaks hoolt kanda, et siis kuiva jalaga saaks nagu ümber lammaste käia. Ja nii ongi mul seina ja lauda vahel jäetud üks 0,5-meetrine ala, kus ma saan jalutada ja kus ma saan lammastada nagu söödasõimesse vilja ja muid mineraale anda. Iga kevadine probleem lambakasvatajatel on sõnnik laudas, mis on tegelikult rikkus. Kuidas te selle sõnniku siit laudast välja saate? Selleks abimeheks on meil väike hovilaadur taaler, mis sõidab uksest sisse, söötmed kõik seest välja ja hamps välja. Sõnnik läheb põllu peale auna hetkel ja et järgmine kevadel viia kartulimaa peale, viljamaa peale, naabritele. Sõnnikuga ei ole probleeme, sest sõnnik jääb siia betooni valu sisse ja see kuskilt välja imbu ja seda lükkan traktoriga kokku ja siis auna. Tänapäevases intensiivses loomapidamises sageli enam loomadel üldse juurvilju ei söödeta ega ka kartulit. Kas teie loomad ikka pisut juurvilja või kartulit ka saavad? Lammastele nüüd ei ole küll tõesti andnud, sellepärast et siis peab tõesti valima hakkama, et kes siis saab selle natukene paremat kartulijupi endale või kes mitte. Et kartulit oleme pigem andnud kitsedele, et kes nagu igapäevasel lüpsil on olnud. Söödaga probleemi pole, kuna meil on piisavalt maid, söödan põhiliselt heina, silo, mineraali. Vilja sai siin 2006. aastal kasvatatud, aga peale seda nagu nüüd enam ei ole. Aga ega nad eriti seda vilja nagu ei tahagi, sest nad paistavad, et nad ilma selle viljatigi rõõmsad. Suvi ei ole üldse muretu aeg. Kõige suurem mure ongi korraliku heina kokkusaamine. Vaata ilma ja vaata 10 korda seda päevas, et millal see õige aeg teha on sest kvaliteetne sööt on ikkagi kõige alus. Ja mitte ainult hein, vaid ka silo, mida me söödame. Heina suurtes ruloonides, võrguga ilusti kenasti kaetud, et võimalikult vähe igasugust vett ja niiskust sinna sisse läheks. Ja selleks otstarbeks sai ka see aasta vanale sõnnikuhoidlale ehitatud korralik katus peale, et hoida oma heinad veel maksimaalselt kvaliteetsed, sinna alla ladustada neid. Kuna mul on kõik täitsa looduslikud karjamaad ja looduslikud heinamaad, meil on kassarisoos, nii nimetatult, mis ei ole kassaris, on heinamaa, mida heinalambad väga armastavad, seal on hiirehernest, seal on igasugust mitmekesist kraami peal, et see hein on alati lammastele hästi kaubaks läinud. Nii et ma kultuurrohtudest väga ei oska rääkida. Kuna ma ainult silo ei ole söötnud, ma olen söötnud silo ja heina, siis siiamaani ei ole lambaliha kvaliteedil nagu probleemi olnud. Kes on ostnud, see on kiitnud. Kasutan mina siiamaani Anuaida lahtist kotimineraali, millega mu lambad väga rahul on. Panen puistena vanadesse lehma automaatjooturi
alumistesse künadesse seina peal, siis nad ei saa seda raisata väga, söövad paraja koguse ära, panen iga päev jälle juurde, söövad nii palju, kui nendel tarvis on ja pärast selle mineraali andmist, lahtise mineraali kasutusele võtmist on kadunud ka ära minu karjas valgelihastõvi talledel, sest nagu mahetatel teada on, et ei tohi ka profülaktiliselt seleeni süstida. Ühes lambakasvatustalus ei saa läbi ilma korraliku tehnikata ja paistab, et teie talu on tehnikaga hästi varustatud. Ei saa kurta jah, praeguseks ajaks on juba enamus tehnikat olemas, mis vaja. Nii et ühtegi teenust te sisse ei osta või osutate teistele teenust? Jah, sisse ei osta enam midagi, et pigem osutame teistele. Ka seinaaeg on pingeline, aga kui oma riistad on olemas, siis saate ilma suurema närvi ködita hakkama. Jah, nii ongi, et oma riistadega jõuab ikkagi asjad õigel ajal ära tehtud. Kas midagi tehnika poole pealt veel pigistab ka, tuleb midagi ka uuendada, sest tehnika teadupärast ka vananeb? Jah, heinapress on nüüd 5 aastat töötanud, aga ta on see kõige odavam variant, et tõenäoliselt tuleb see lähiajal välja vahetada. Teil on põhikarja lambaid üle 150. Kuidas te niitmisega toime tulete? Niitmise jaoks on brigaad mandri pealt, 2 meest kohal, päevakene niitmist ja valmis ta ongi. Siis tuleb hakata villa pesema, talvel olen saunas pesnud, survepesuriga ja suvel ootan ilusaid ilmasid ja tervisen õues. Jah, see villa panen restide peale kuivama ja kuivab siin õues päikse käes. Aga uueks mõtteks on see, et see uus katus, mis sai sõnnikoidele tehtud, et sinna katuse alla saab ilusti ruumi teha, kus ma panen pööningule villa kuivama. Et siis ei ole sõltu iga kord ainult ilmast selle villapesu ja kuivatamine. Kas lambavill on teie jaoks probleem või on seegi tuluallikas? Oi, see on väga suur probleem, mul on kuurialune neid villakotte täis, mida ei ole mitte kusagile panna. Just pesemata vill. No kui nüüd jah, peseks selle villa ära, siis on mõelda villatööstusele see maa müüa, aga... Vaemla villatööstus töötleb meil hoolega ka hiidlaste villa. Kuidas sa Vaemla villatööstusega suhelnud oled? Suhe on hea, sest mul noorik ikka natuke jõuab pesta ja sellest villast teeb ta neid sokke, kindaid, nii palju, kui ta nüüd jõuab. Et ütlevadki, et ongi palju pehmem lõng kui see, mis nad on mandri peal saanud ja muidugi, et võib-olla ka oleneb sellest vabrikutööst, kuigi nüüd äsja just käisin Kõpu tuletornis, kus all on käsitööpoogud, viisin mina sinna oma villa või lõnga müüki. Seal oli ühe teise inimese valge lõng ka ja müüja ütles, aga eelistatakse minu oma. Pidi palju pehmem olema. Vaemla vana villaveski teevad sellist kaunist lõnga. Ja siis edasi käsitöö inimeste kätte, kes armastavad nendest teha sooje, kindaid, kampsunid, mütse, käpikuid. Kõik on täitsa naturaalsed. Teen ka musta värvi, aga seda on kord aastas ja valitud mustematest paladest läheb musta, aga seda hetkel otsas seda ei ole. Et on natuke tumedamat halli, valget ja ühte tooni eredamat halli. Nahad lähevad ka parkimisse, küsin enamus nahad tagasi, mis lähevad Tapale ja osad lasen Jõgeval parkida, osad teeb üks kassarimees, pargib käsitsi ära ja läheb rahvale külje alla titevankritesse muidu mõnulemiseks. Jah, kuna mul nad lähevad enamjagu elusast peast minema, siis mul eriti nahkased ei olegi. Ja möödunud aastal siin sain mõned, siis sain Jõgeval ära parkida nad. Nii et nahkadega ei ole probleeme, sest mul ei tule nahka, ma ise ei tapa neid kodus ja väga vähe 1 või 2, mis ma oma tarbeks tapan. Ja nahkadega mul ei ole probleeme. Kas lammaste realiseerimine, lammaste rahaks tegemine, selle eesmärgiga me neid ju kasvatame, on olnud lihtne või keeruline? No eks ta ole olnud ikka alguses keeruline, aga nüüd ta on muidugi lihtsamaks läinud seoses Hiiumaale tapamaja tegemisega. Hiidlased on avanud uue
lammaste ja veiste tapamaja? No see on tänuväärt asi, sest minu käest on läinud juba 2 aasta jooksul kuskil 70 lammast sinna. Ja osa ma olen lasknud teenusena teha ja osa lihtsalt müüki. Need lambad, mis me nagu teenusena teeme, et need lähevad mul vennaga 2 peale meil siin restoran, sinna restorani. Et see söömine iseenesest ei ole mul kaugel käia. Hiiumaa üks omapärasemaid restorane ongi Lest ja lammas. Kus selline nimi ja milles seisneb selle restorani omapära? No eks see nimi on ikka tulnud sellest, mida seal kõige rohkem pakutakse. Et mida me ise kätte saame ja mida me saaks nagu ise turustada. Kuna ma ise lambaid kasvatan, siis mul mugav seal müüa neid. Nii et sisuliselt me kontrollime lamba liikumist sünnist kuni praeni välja. Ja Lest on sellepärast, et Lesta meres on. Ja tegeleme ka kalapüügiga vaikselt. Ja mõned mõrrad. Ja siis suitsetame suvel ja seda pakume. Kas külastajad teie restoranis on teie pakutavate lambaroogadega rahul? On, usun, et on. Kas lambaid Hiiumaal jätkub teie külastajate jaoks? Jätkub küll. Mis on need põhilised road, mida te valmistate lambast? Karreed, lambakooti, samuti suitsutatud lambaliha. Kas hiidlased on tegelikult oma loomult sellised sealiha tüüpi inimesed või on hiidlane aru saanud sellest, et lamba ja lihaveise liha on need, mida peaks tegelikult üks õige hiidlane sööma? Minu arust hiidlase arvates on kõige parem siga ikka kala. Kas seoses Vaenla lihatööstuse valmimisega on teie restorani elu ka kergemaks läinud? Kindlasti on, sest me saame täpselt sellist liha, mida me soovime. Oleme teinud väga peeneid asju lambamunadest näiteks. Et see on väga põnev väljakutse kokale. Kui me vaatame siin 60-70 aastat tagasi, siis igal perel ikkagi oma väikene lambakari oli olemas. Jaa, kindlasti. Igal perel oli ikka oma lehm ja lambad ja kuketkanad ja seapõrssad ja sead ja nii palju ma ütlesin, kui kolhoosi ajal tohtis neid pidada. Mida teie arvate, kas Hiiumaal jätkub tulevikus kohta ka kuni 100-pealiste lambakarjade jaoks? Kuna Hiiumaal on nii palju kasutamata maad, siis kindlasti. Sest siin on ikka need omal ajal, mis maaparandus tegi suured objektid, praegu on kõik söötis, osa kasvab juba võssa ja hädast oleks rohkem loome vaja.